Vot niimoodi, sõbrad. Täna ma arvan, et on paras aeg enne Soome rallit teha ka väike videokene. Just nimelt sellepärast, et täna peaks olema 6 aastat sellest ajast, kui sai esimene video teha, kus ma olin otse Soome rallilt tulnud ja sai maal samamoodi nagu praegu istun ühe laua taga tehtud nagu Colin Clarki grilltable'it ja siis ma arvasin, et ma olen ka nagu Colin Clark, et miks mitte. Ja seal oli siis süüdi selles kõiges, et video ma tegin ja videot Andres Lindmäele näitasin ja tema oli see, kes siis just nagu ka, ma ei ütleks, et suunab, aga utsitas, et kuule, pane üles, hakkagi nagu amatööriks, et räägi alati nagu amatööri ja värki ja ma mõtlesin, et ei tea, kas tasub, et ma seal vingelt väsinud ja mõni klaas veini ka võetud, et jube jamad, mis inimesed arvavad, et mis seal vahet ei ole. Ma siis mõtlesin, et tegelikult ei ole muidugi vahet, et ega amatöör ongi amatöör. Colin Clark ka seal oma kitchen table'ist teinekord veini võtab, eks. Tema alles hakkab võtma, mina olin võtnud juba. Nii et selles mõttes ju vahet ei ole. Kui vein on mängus, siis vein on mängus. Aga nüüd, et eelmises videos oli, et siis ma olin toilas ja vaadake, niimoodi nagu on, räägivad treeningutega, et mul on töö siuke, et ma vähe kõnnin ja kõike. Et Rally Estonial olin, tegin 15 200 sammu päeva jooksul, järgmine hommik kõik lihased niimoodi valusad püsti ei saa, täitsa pekkis on ja. Aga nüüd Toilas olin, seal kus ma videot tegin, seal sai enne seda tehtud vinge jalutuskäik ja ütleme õhtuks oli 17 200 kopikatega sammu tehtud, järgmine hommik tõusin kell 6 üles, ei mingit probleemi, läksin ujuma niimoodi, et tegelikult ongi asi on sedasi, et peab olema järjepidevus. Pidevalt teha, et siis on tegelikult päris okei. Nii et mina käisin seal Toilas ja puhkasin rallist, sellest füüsilisest pingutusest ja ei, ma ütlen, väga vinge, väga vahva oli ja see muidugi see teemasse ei puutu, aga selles mõttes, et ütleme inimesed, kes keegi Virumaal ei elavad siin lääne pool ja muidu siin Tallinna kant ja Lõuna-Eesti ja värk, siis kõik mõtlevad, kui räägitakse Ida-Virumaast ja üldse Virumaast, et mis kuuled siuke imelik kant ja bla, siis tegelikult on üüber ilus kant on tegelikkuses. Ja kõik need tuhamäed, ma olen neid aastaid tagasi, ütleme siis, kui see ülemineku aeg meil Eestis periood oli ja siis olid need tuhamäed tõesti siuksed rusuvad hallid, suured mingid künkad püsti ja jättis siukse väga masendava mulje. Aga peab kiitma, seal on need kohalikud omavalitsused või ma ei tea, kes on selle taga, aga need on ilusti kinni kaetud ja rohelised ja kasvavad ja väga kena on ja seal on üldse kogu see pankranniku äär ja seal on väga ilusad kohti. Sitta sellest, sitta tühje tollest, okei. Aga ma katsun nüüd niimoodi kergelt nagu lühidalt improviseerida. Võib-olla vahepeal, kui tuleb pausi koht, mul mõte jookseb kinni, sealt ma lõikan siis selle mõttekoha välja või siis kui ma kogun mõtet ja siis niimoodi saab klippidest kokku, et nagu teised teevad, mina ei oska niimoodi teha, et erinevatest klippidest pannakse mõtte kokku niimoodi, et video pikkus saab hästi väike. Et mina naudin seda kaamera ees olekut. Et nüüd, kui tuleb Soome ralli, ma siin eile vaatasin, koju jõudsin, siis eile ma vaatasin reedese päeva Go3 Spordist, vaatasin reedese päeva kõik katsed läbi, vaatasin järgi. Täna lähen koju, vaatan laupäevased järgi kõik, et siis oleks nagu ise oled koha peal olnud ja siis on äge, kui vaatad telekas ka läbi ära, et kuidas moodi see telekas kõik paistis. Ja peab ütlema, et ikka jumala äge ja ikka nagu see Virvese ütlus seal oli, et peavad olema lihtsalt suured munad või värgid, et kurat nendel meestel peab ikka mune olema. See on ikka tegelikkuses on see täiesti pekkis. Kui sa raja ääres oled, vaatad, sõitis seal tsah, läks mõni sekund, läks sust mööda, näed seal 5-10 sekundit auto tuli ja läks ja sa seda niimoodi nagu ei adu. Aga siis, kui siit telekast vaatad, siis vaatad ikka
ja täiesti pekkis, kus nad annavad minna. Põhjagaasiga kogu aeg. Ma ise näiteks Raanitsa katse sõitsin 100% läbi. Nüüd mul on selles kaameras väike error. Ma ei saa sealt kätte. Ma pean otsima, kas ma leian sellele, mis on see mälukaartile või sellele, kas ma leian selle vahetüki. Kodus naise arvutil on see kaardipesa olemas, et siis ma saan niimoodi ringi tõsta, saan äkki siia taustakski panna. Aga see on ikka tegelikult päris jõhker. Nende kitsaste teede peal seal niimoodi sõita põhjagaasiga, just see, kui on need nukk ja kurvi taha nagu. Seal autod hüppavad ja nad lähevad sinna kurvi taha. See on kõige õune fun, aga ma mõtlen, kus peab ikka julgust olema. See peab ikka nii vinge julgus olema ja mis kõige keerulisem, ma olen seda korduvalt vist rääkinud ka, aga vaat siis, kui ma Saaremaa rallit sõitsin, ma sõitsin esimese päeva ja teise päeva, esimene päev reede, see oli igatepidi nagu kino, aga teise päeva esimesed 2 katset oli ka niimoodi, kus ma ei suutnud nagu kaardilugejad üldse kuulata, mis ta mulle räägib. Ütleme, see, mis reaalne tee on ja mis ta mulle räägib, mis ma ise olen talle ütlenud, mis kirja panna, et ma ei suutnud seda kokku panna. Kuskil laupäevasel päeval 3. kirjad, siis ma hakkasin aru saama, et kuidas ma talle ütlesin, mida see tähendab ja siis tuli tunne muidugi hea, aga see oskus kuulata. Ja no ütleme, sa sõidad seal mingi megakiirusega, mina muidugi megakiirusega sõitnud, aga siiski. Aga just ma olen ütelnud, et siin osad räägivad, et Saaremaa ralli on jube keeruline värki, siis minu arust Saaremaa ralli on jumala okei, see on peaaegu nagu sileda maa peal sõidad, ei ole probleemi. Aga ma näiteks ei kujuta ette, kuidas moodi peaks sõitma Lõuna-Eestis rallit, kus need nukid on ja hüppab ja viskab ja ma ei tea, ma vist ilmselt seal põlistaks niimoodi tõr juba vanaks jäänud, nii nagu Esa-Pekkagi on vanaks jäänud ja siis veel selle kohta oli see äge, et ma arvan, et te kõik nägite seda videot, kus Esa-Pekka teisel päeval see Leigo katse või mis selle katse nimi oli, kui sõitis jooksul peaaegu vastu puud pandud, et käis vingelt väljas. Ja siis on niimoodi ägedalt pandud, et nagu kahe kaamera pilt on nagu niimoodi kokku pandud, et kus siis Emmi nägu näitab seda, et mismoodi hoiab kaarti ja et nüüd tuleb pauk ja siis läheb puukt niimoodi nipa-napa mööda. Väljapoolt näitab, et kuidas moodi autoliikus helikopteri pildis ja siis näitab seda, mismoodi Emmi seal vaatab niimoodi, hoiab, et nüüd tuleb, eks ju. Et noh, selles mõttes on võrratu ja vaat ma olen siin rääkinud sellest, ma ei tea, ma loodan, et siis kui Paide ralli lähme, siis ma nüüd küsimustele vastus saan, kui enne ei saa, aga ma ütlengi seal keegi, see oligi reedese päeva, kui teleülekant vaatasin, siis seal ka ütlevad, et pidamine on ja siis ei ole ja nagu jube muutlikud, aga ma järjekordselt räägin. See ongi see koht, kus seda soola pannakse, et ühel juhul sõidad nagu betooni peal, tee läheb nagu asfalt, nagu betoon on, teisel juhul tekivad jubedad rööpad ja siis see ongi nii muutlik ja nad ei saa seal neid autosi paika. Aga nüüd kui räägime Soome rallist, et ma juba kuskilt lugesin, et mis Pajari ütles, et no Soomes kavatseb ka täiega panna, ütles, et tal ei ole kaotada mitte midagi ja ma arvan, et tal on tiimi poolt kantud luba, et pane täpselt niimoodi nagu ise tahad, eks ju. Et noh, kui juhtub, siis juhtub ja kui ei juhtu, siis tuleb äkki hästi niimoodi, et peab ütlema, et jumala äge. Mis mulle Pajari juures veel meeldis siin Eestis, on see, kuidas ta seal lõpuintervjuus ütles reedesel päeval, et kui küsiti, et kas autol mingid muudatusi ka tegid, kui pärast lõunased katsed oli, siis ütles, et ei ole, et auto toimib hästi, mis siin ei muudatusi teha. Ja ma arvan, et siin on hästi suur probleem ongi selles, et osad sõitjad hakkavad liiga palju seda autot näppima. Okei, korral näppisid ära. Kui läks paremaks, ära rohkem putu. Harju sellega ära, lihtsalt harju ära. Sest mida rohkem näpid, seda rohkem sa pead kogu aeg harjuma uue settinguga ja siis on see jama, see ei toimi. Aga ütleme, Pajari, eriti need kaamerad, mis kui seest kokpitist näitab niimoodi, et seda näidata, kuidas Pajari juhib, siis seal oli kohe tunda, kui vingelt rahulikult asja võtab ja oligi aru saada, et ta tunneb ennast väga mugavalt. Ja et Solbergil oli näha seda, et siin kommenteeriti ka,
tal kiirust oli, siin Pajariga peaaegu niimoodi sai, aga ma arvan, et Solbergil oligi tehtud korralik siukene ajupuhastus nagu ja lihtsalt pandudki fakti, et ei ole see, et sa tahad oma ego maksma panna, aga tuleb asja võtta reaalselt. Et kindla peale tuleb lõpuni tulla. Ja vaat see oli asi, siin oli kohe aru saada, et ta tegelikult tahaks vajutada niimoodi, et oleks vajutatud, aga ta ei teinud seda, sest tal kibeles see. Ja selles mõttes teda peab muidugi kiitma tubli, et ta sai sellega hakkama. Sest vastasel korral, ma arvan, et ega tal pikka mängu ei oleks olnud, ma siit ilusti vaatan praegu 2 kitsi seal mängivad jumala ägedad. Jooksevad ringi nagu koerad, ma algul vaatasingi koeradega, kitsed jooksevad. Ja vot sedasi. Ja muidugi see vanameister Ogier lubas nüüd Soomes panna ka vingelt, et tunneb teid paremini ja mina ei tea, ma ei oskakski, ütleme Soome koha pealt, ma ei oskakski isegi ennustada mitte, sest minu Soomes on teed kogu aeg ühesugused, seal nad ei muutu, nad ei pane soola mitte midagi, see on siuke abrasiivne, aga see, ma mäletan seda, sellest ma olen ühe korra ainult käinud Soome rallit vaatamas ja millised need teed on seal ja millised need pärast on aga seal nad ei tee seda värki, et aga ma arvan, et seal tuleb muidugi üüberkõva lahing. Ogier tunneb teda teed seal ja nüüd ta sealt nii väga eestotsast ei lähe, tal on stardipositsioon tegelikult jumalast hea. Ja seal läheb nagu väga kõvaks andmiseks. Ja ma arvan, kui seal noored poisid loputavad Ogieri ära, siis ma arvan, Ogier ongi nii, et selle aasta tõmbab lõpuni, üritab ikkagi seda 10. tiitlit saada, aga ta tõmbab, rebase poiss ajab taga. See on rebane. Ei ole, väike kits on see, okei. Et siis ta pakib oma asjad kokku ja rohkem ei sõida võib-olla kuskil mõne väga üksiku ralli teeb, näiteks Monte võib-olla. Aga ja muidugi sama teema on ju Hyundai's. Et Hyundai's nii Formaux kui Neuville, aga Neuville ma arvan, et on ka see teema nagu siin Eestis käis testimas kõik, aga testisid teise profiiliga tee peal. Teistmoodi profiil oli sel teel ja vaid kui päris reaalne ralli on, siis nagu autoga ei ole. Formaux sai hästi hakkama, aga miks Formaux hästi hakkama saab? Sest Formaux on niivõrd näljane. Ta on nii näljane. Neuville, temal on nagu siuke rutiin juba, ta on kulunud selles mõttes, nii et Soomes saab muidugi äge, sest Ott on näidanud, et saab ka Hyundai'ga Soomes võita. Mis siis, et Toyota TD saab võita. Aga jälle hakkab pihta see jutt, et kui on vihmane, kui ei ole, millised olud on, et saab nagu päris kõva väljakutse olema. Mina muidugi arvan, et kuidas ma arvan, ma ei oska tegelikult midagi arvata, sest ennustada ka ei oska. Nüüd on Pajari teid nii ja sõidu, paneks Pajari peale, et Pajari võidab, aga äkki läheb liiga kõvasti pushima, äkki midagi juhtub. Et koduteed küll ja okei, võit on käes, presse peaks olema väiksem, aga teistpidi jälle presse, et sa oled koduteede peal, siis on nagu, lähed siuke, see oleks nagu nii ja naa, et puhas loterii. Et kui praegu vaatan seda sõitu, siis arvan, et võiks tegelikult Pajari peale vingelt panustada, Solbergi peale võiks ka panustada, aga samas Ogier ei ole ka kehva. Ei ole ka kehva. Et ma ütlen, ja muidugi, mis on Elfiniga. Mina ei tea, ma oleks nagu ülitänulik, kui keegi siia ilusti kommenteerib alla, kes ise võib-olla sõidavad rohkem ja ütlevad, ma olen kuskil kellegi käest küsinud kunagi, siis öeldi, et ei ole, siis kaotad lihtsalt nii palju aega, et kaob nagu point ära, aga ma olen varem ka rääkinud, et näiteks Elfini asemel, kui ma ees sõidan, teen legendi ja teengi legendi selle arvestusega vähemalt esimese päeva kohta, et ma sõidan kõige esimesena,
et see, mis on nagu teise päeva katsed, sinna ma teeks legendi niimoodi, et noh, okei, oletusega, et ma sõidan kuskil keskel. Aga see, kui esimese päeva peale legend teha ja ees sõidad, siis kuri vaim küll. Asfaldiralli ajal nad ju sõidavad niimoodi, kes ees läheb, tal on eelis, siis on tal eelis on ju. Ja siis nad käivad ka, üritavad, kus vähegi kannatab, siis proovivad seda muda ja paska sealt kõrvalt peale tõmmata. Aga kruusa peal saab ju samamoodi sõita. Siis see, kui ta asfaldi peal sõidetakse ees ja proovitakse seda paska sinna tee peale tõmmata, siis ei ole ka see ideaaltrajektoor ju, vaid seda tehakse nimelt. Aga sama asja võiks ju teha ka kruusa peal. Lihtsalt, et võtad siukese, mitte nüüd see, mis peaks olema nagu ideaaltrajektoor, kuidas teed tuleb sõita. Aga lähedki näiteks, et sirgeme lähed sedasi, kuidas on õige, aga enne seda, kui see pööre tuleb, siis lähed kuidagi natuke trajektoorist välja ja teed, ütleme, plaan B kurvi läbimiseks. Et lähed vähekene teistmoodi sinna kurvi. Lihtsalt sellega, et sa jätad jälje ette sedasi, mis on siuke ajuvabalt. Kujuta ette, nüüd tagant järgmine vend tuleb, paneb sinu jäljes, üritab tulla ja siis läheb, enne kurvi läheb jälg nagu vale koha peale. Esimeses kurvis näiteks. Siis see tagant tuli ja mõtleb, ju ta siin eksis mingi teemal ja okei, proovib ideaali minna, et ta ei lähe seda jälge pidi, see tähendab seda, et ta on lahtise peal. Siis tuleb kolmas ei saa üldse muhvigi aru on ju. Kolmas paneb niimoodi, vaata, üks läks siit, teine siit, mis värki on. Kolmas mees on ka siis nagu just nagu lahtise peal. Nad loobivad ise seda paska peale. Mina mõtlen niimoodi, et summa summarum tuleks ees sõites sedasi kaotust just nagu vähem. Ma arvan niimoodi, et kaotus tuleb kindlasti, aga seda tuleks nagu vähem. Et mina arvan, et näiteks Elfin peaks siukest varianti tegema, sest ta ei ole seal ees sõitja. Ma ei tea ja muidugi siin alles nüüd oli, et Ogier ka, et Rally Estonia oleks pidanud olema siukene teema, et oleks olnud nagu see, mis asi see on see kvalifikatsiooni katse, nagu ütleme nagu poes see shakedown on, et siis sealt selle põhjal nagu pannakse stardijärjekord. Vaid olgem ausad, poole hooaja pealt niimoodi teha ei saa, see tuleb alustada ütleme uuest hooajast, kui tahate niimoodi teha. Aga teistpidi võttes okei, nii on olnud ja mis on mullisid, sa oled ise 9 korda maailmameistriks tulnud, see tähendab seda, et sa oled 9 korda sealt eest alustanud kogu aeg. Et seal nagu selles mõttes vahet ju ei ole. Et see muidugi jah, vahel tundub, et natukene ebaaus on, aga reeglid on kõigi jaoks ühesugused ja kõik te tahate tulla maailmameistriks. Ja kui te tahate tulla maailmameistriks, siis te peate olema valmis seal ees sõitma. Ja kõige raskem ongi seal ees sõita, teid on seal praegu 10-11, et siis ongi kõige raskem, et ennast niimoodi ära sättida, et sa oleksid kuskil seal 5. koha peal, 4., 5., 6., ütleme niimoodi. Et siis sa saad vähemalt, ei pea esimesena startima. Ja sealt oleks võimalik siis nagu edasi üles ehitada seda teemat. Aga kui sellega hakkama ei saa, ju siis ei ole maailmameistriks küps, ei ole ja ei saa. Nii et jah, ja muidugi Fordid ka. Ma praegu selles mõttes Fordid panid siin Rally Estonial ikka ägedalt, et just see, et kurat siuksed rallid, kus see kiirus ei olegi nii hulda, et seal nad ei saa sõidetud, sõidavad kuskile, teevad igast rolli accidenti ja siin panid kurat kõik lõpuni. Okei, Sesk seal algul tegi oma kohe Shakedownil oma tiiru ära, aga põhimõtteliselt kiirust näitasid ja kui keegi tuleb, ütleb, ma olen kogu aeg ütlenud, keegi ütleb, et Ford on saas. Ford ei ole saas, seal on meeste taga asi kinni. Ja võib-olla kinni on selles, et ei saa nagu testida nii palju. Aga jah, Ford oli selles mõttes tublis. Mina olen kogu aeg ütlenud, Ford on pommikindel, ei ole häda midagi, nii kui Toyotagi. Hyundai see laguneb, nagu nätuga kui pihta saab, nii on kohe kõik ära, aga eks see sõitjate taga ole. Kui sõitjatel pole kogemust, siis ei tulegi midagi, lihtsalt Ford ei saa lubada endale seda, et öeldakse, et kuule, poisid, pange nii palju kui tahate. Nii palju kui tahate. Et pange maksim pohhu, et kui panete kuskilt välja, panete välja, et vahet ei ole. Neil on ka see, et kogu see eelarve teema seal, ütleme, terve tiimi lõikes, et on natukene nagu nadi. Aga jah, ja nüüd siis WC2, et eks seal tuleb ka Soomes, ma ei kujuta ette, mismoodi Virves Soomes hakkama saab. Et seal
tegelikult oleks ülitore, kui Virves praegu näitaks seda, et ta ongi kunn ja tuleks ja võtaks Soomes ka ära, aga nüüd on siin pussisid soomlased kõvasti vastu ja pressisid, andsid ilmselt moodi valu. Kurat, kui nüüd soomlased oma koduteede peal, ma võin kihla vedada, seal üritatakse kindla peale siuke kambakas teha, seal panevad kõik siukese pressi peale, et vähe ei ole, et saab julm olema ja muidugi ma tea, mis seis on muidugi, kui arvestada seda, mida härra Wilson ütles ja kuidas Jürgensoni suhtub ja värk ja plaanid ja investeeritakse edasi, siis ma arvan niimoodi, et okei, auto on, kuidas on, aga nad peaksid enne starti Virvese või selle Jürgensoni ütlema, et davai, et ei ole probleemi, kui juhtub midagi, siis juhtub, aga pane niimoodi, et ära sa auto pärast põe, lihtsalt pane niimoodi, et tunned ennast mõnusalt, värki, pane niimoodi, nagu sa ise arvad heaks. Et lihtsalt, et ei oleks seda pinget, et vaat, et nüüd lõhun auto ära ja siis lõhun kamm ja värk, et tegelikult vahet ei ole, tal on vaja seda kohta saada, et ta saaks sel aastal neid piire kombata nii palju kui võimalik, just neid piire, sest kui sa kogu aeg sõidad siukses alateadvuses, sul on sees, et sa pead autot hoidma ja värk, et see jube raske on sõita, nii et ma selles mõttes arvan, et kõige lihtsam on võib-olla praegu Jaspar Vaheril, et tal tõenäoliselt lubatakse, et kui juhtub, siis juhtub, sest ta on tõsiselt talenti hea käega poiss on ja ega ei saa ju niimoodi teada, kui sa sõidad, et kindla peale oled tee peal kogu aeg, ise tunned, et võiks panna, aga et sõida niimoodi kindla peale tee peal. Peabki sõitma selle piiri ära kompama, et kus maalt ja kuidas on ju, et rallid on erinevad, ta on veel nii noor, et peab saama, mina saan aru niimoodi, et ega tal Toyota selles mõttes pole mingi piiri peale pannud, et kuule poiss, et ära tee ja lõhud autot ja värki. Et siin on tähtis see piiri kompa, ma arvan, selles suhtes ta sõidab nagu kõige pingevabamalt. Sest näiteks ma kujuta ette, Ennokil praegu auhinna rahad sai ja värk, et see on hea, aga ma arvan, et sellest ei piisa, seda on vähe, et Ennok tema peab ikkagi mõtlema selle peale, et auto ära lõhud, iga lõhutud detail see maksab ja võt, see on jama ja nõgesel ka, täppi pealt sama värk, et ei ole niimoodi, et võta, pane palju tahad, palju saad, et alateadus on ikka see, et üritad seda autot tervena. Ma arvan, et see aeg on teatud ajahetkel on see muidugi õige lähenemine, aga mingil ajahetkel on sedasi, et siis enam niimoodi sõita ei saa, siis peab need piire kompama. Niimoodi, et ütleme niimoodi, et see kogu see auhinna rahade fond ja värk, see oli tegelikult jube ägedalt välja mõeldud ja jumala lahe. Nii et ma arvan, et seda peaks teistel rallidel ka olema, olgu see siis promootor või kes mida seal, kuidas seda matchib, et nad saavad seda raha küll piisavalt niimoodi, et aga tegelikkuses oleks jumala äge, et ütleme, nüüd tuleb Soome ralli, siis pannakse Soome rallil samamoodi mingi au Soome sõitjatele. Esiteks siis oleks nagu rallide, siis oleks see võrdsus, meil palju räägitud võrdsus ja teiseks ega Soome poisid väärivad ka ja siis tuleb jälle mingi järgmine ralli, siis seal, kui on kohalikud poisid, kes sõidavad, ütleme muidugi mitte mingi seal lameda tasemega, ütleme WC2-ga, nad peavad ikka tegijad sõitjad olema, nagu siin Eesti ja Soome lamad sõidavad, et siis võiks ka niimoodi olla, aga ma arvan, et Soomega peaks kindlasti olema, seal on sõitjaid palju ja ma ütlen, eks neil oli ka raske, et just noorsõitjatega, aga jah, ütleme, andmine oli raju ja ma arvan, tuleb veel rajum, sellepärast, et ütleme, meie noorsõitjad, siin kellel esimene WRC ralli ja kuidas, kui arvestada seda, et näiteks Teemu Sunin, kes on istunud tegelikult ka WRC 1, peaks just nagu teoreetiliselt peaks nagu lambist võidu ära võtma, et tutkid või näiteks Glenn Schmidt, eks ju. Samamoodi tuleb see kiire ralli, on kõvasti saanud sõita WRC 1-ga, aga näed, ei tule, ei pauguta, vahetas autot küll, mõtles, et tuleb Toyotaga, et siis kõik kukub sülle, ega ikka ei kuku küll. Nii et jah, niimoodi ilusti toredasti see asi on. Ma ei tea, kas ma rääkisin kuidagi, jätsin midagi rääkimata või kuidas mul plaani ei ole, see on siuksed hetke emotsiooni, hetke mõtted,
et ma mõtlesin, no ma pühapäevast lähen tööle, et siis seal sõidus teha nagu seda videot jama, et aga nüüd täna on reede. Et täna homme siis ma saan ta juba niimoodi ülesse ka panna, et teile esmaspäevaks näiteks nähtavaks või kuidagi niimoodi. Et igal 10 juhul ja muidugi soovitan teil kuulata Povestate'i saadet. Seal võetakse ka asi hästi kokku, 2 tundi saade, aga no Rauno ja Gustav, nad oskavad rääkida, vaata nii ka juba kaua aastaid teinud ja räägivad hästi, nad teavad asjast, mida nad räägivad, mitte nii nagu amatöör, aga teavad ja ma ütlen, kiidan igati vinge ettevõtmine, et nad teevad ja ma selles mõttes neile jõudu ja jaksu. Muidugi Parkvel meele ka, ma kahjuks kuulata ei saa seda, aga kusjuures täna tuli mul jälle telefonikõne. Ja siis helistaski Postimees ja pakkusid mulle ilusti 1 euro eest, et saaksin telliksin 1 euroga ja prooviks nagu 8 kuuks ja puha ja kiitis seal, kusjuures ma ütlesin kõne algus ära, et te tahate mulle müüa, aga et oma aja kokkuhoiu mõttes, et ei oleks vaja oma aega raisata, et ma niikuinii ei loe ja ütles ikka peale rääkima, et ilus, et no vaat on pealkirja, ta tahaks nagu lugeda, siis ma ütlesin, vaat just nimelt, mis pealkirjas ongi teema. Et mul on varem Postimees niimoodi nagu tellijana olnud, aga on päris jama, et vaata, et pealkiri on siuke, hakkad artiklit lugema ja siis tuleb välja, et pealkirja ja artikli vahel pole mitte midagi ühist. Pealkirja pannakse lambist mingi. Ja kui on selline ajakirjandus, kus pealkiri pannakse lambist, lihtsalt, et ma klikiks, võtaks artikli lahti, siis ma ütlen, see on jama. Lepime nii kokku, et kui on artikkel kirjutab kartulist, siis las ollagi pealkiri ka ikkagi kartulist. Mitte niimoodi, et pealkiri on apelsinidest ja siis võtad artikli lahti ja loed kartulitest. Ja, siuke robustne näide. Ja, et, aga siis ta seal ikka üritas ja keegi noor tütarlaps oli, ta nägi hirmsalt vaeva ja üritas mind veenda, aga ma ütlesin, et ma teile ütlesin kõne alguses. Aga et te nii hoogsalt rääksid, siis ma ei tahtnud teid katkestada niimoodi, et rääkisite ära, ütlesin, et tänan, aitäh, ei soovi. Nüüd mõni ütleb, loll, oleks võinud võtta, oleks saanud kuulata. Ei, põhimõtte pärast ei võta, sellepärast siis ma pean pärast jälgima seda, et ma ära ei unusta. Saan küll 1 euro eest, 8 kuuks, 1 euro kuus, aga pärast on see unustada ära, siis on ikkagi sul automaatselt kohe põrraki tulema ja siis hakka jälle vaatama, saad iga aeg ära lõpetada, aga ma leian niimoodi, et ei. Ma ei taha nii, sellepärast, et ütleme, nagu see Parkvel mee on, jumalast hea saade on, kurat võtaks, ta on podcast küll, aga pange sinna oma reklaamklipid vahele ja siis on hästi küll ju. Kui reklaamklipid on vahel, siis ma ju kuulen seda, võtan üks hangi reklaamist osa. Mitte niimoodi nüüd, et Parkvel mee poisid näevad vaeva, okei, te maksate neile raha, aga siis te panete niimoodi, et just nagu, et peab tellime teie värgi, kui ma sealt mitte midagi muud ei taha, siis ainult selle pärast, et kuulate ühte saadet. Nadi ju. Et las ta siis nii jääda niimoodi, et võt nii, selline sai minu videokene seekord. Teen seda teie pärast ja selle pärast. Vaatate, siis lihtsalt andke kas on märku sellega, et panete plõks, laigi, pöidla panete, plõks, tublimad, kes on siuksed nutikamad, nemad saavad haipida ka, nemad võivad haipida. Need, kes ei ole nutikad, need ei haibi. Aga need, kes on nutikad, need haibivad ka ja siis on hästi. Sest milleks seda vaja on, üks asi on see, et siis jõuab video rohkemate inimesteni. Teiseks, siis on minul hea meel, ma tean, et ma ei tee seda tühjale seinale. Jah, võib-olla on see viga, et ma teen igavalt. Võib-olla, aga igal 10 juhul, mida rohkem vaatajaid, seda rohkem mul on isu teha. Ja muidugi see on nüüd lõpetuseks siia, ma oleks selle pidanud tegelikult alguses rääkima, sest kellelgi ei jätku nii palju kannatust, et lõpuni vaadata, aga vaat see Paide ralli seda laivi tegema. Reijo tegi eile Saaremaalt, tegi otse ülekannet siukses kohas, kus on levi nii kehva, et ütleme mobiiltelefoni võtta ühtegi uudiste kanalit ka lahti, ta tegi selle Starlinkiga, et nagu ütleme oma internetilevi, pilt, heli kvaliteet, kõik on võrratu, nii kui televiisorist vaatad. Niimoodi, et sõna otses mõttes ma loodan, et me saame Paides ka niimoodi hästi tehtud ja ma loodan, eks ma Reiuga räägin, aga äkki järgmise nädala
lõpupoole üritaks siis teha siukse katsesaate. Nii et kes praegu suutis siiamaani ära vaadata, et siis katsuge olla kursis, eks ma panen siis Amatööri lehe peale ka üles, et tuleb otse saate test, et siis te kindlasti, teile vähegi mahti on, et siis vaatate ja siis annate tagasisidet, et kirjutate kohe sinna alla kommentaarides, kuidas heli on, kuidas pilt on ja värk. Et niimoodi ma üritan teha. Niimoodi, et las ta olla 30 minutit videot tehtud, lobisetud, lobiseks veel, aga jälle kõigil pole kallatust. Aga ma loodan, et kogu content läheb paremaks siis, kui me saame hakata seda laivi tegema ja Värki ja Reioga pärast hakkame koos äkki seda alati neid ralli jutte ka tegema, et oleme nagu kahekesi, sest üksinda on jube raske, sest ei saa tekitada diskussiooni, ütleme niimoodi. Nii et, aga nii ta on. Nii et kõik puhake nüüd välja, varsti on kohe Soome ralli ja siis me saame jälle vingi elamuse osaliseks. Tšau!